Mulle on järsku kätte antud, et ma proovin teile laiendada võib-olla ja aidata kaasa arusaamist uskutööstuse suhtes. Ja ma teen nüüd, ütleme, vaba vormid, et ma ise ka ei tea täpselt, mis tuleb välja ja sisepalve on alati, et see üldsus, mis on Sai Baba mulle olnud pidev inspiratsioon ja tee näitaja, et see ka aitab mulle seda väljendada ja teil seda sisse võtta ja aru saada. Ma mõtlesin, ma hakkan, see on meie raamatus võetud siin, mis on Don Mario Mazzoleni poolt kirjutatud katolik preester kohtu Sai Babaga. Ja see on Sai Baba oma sõnades siin pandud. Aga enne lihtsalt võib-olla et olla õiges mõttepoolus, ma hakkan piiblist paari sõnadega. On vaid, see on võtnud Pauluse kirjast Efeslastele 5:6. On vaid üks Jumal, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Järgnevalt Sai Baba ise ütleb, on ainult üks religioon, armastuse religioon. On ainult üks keel, südamekeel, on ainult üks seisus, inimese seisus, on ainult üks Jumal, kes on kõik hea. Ja kui ma ise hakkan, kui ma ülikoolis olin õppejõud, ise hakkasin mõtlema, et ma tahtsin kuidagi olla väga-väga, enne kui peale ma näiteks Sai Baba kohtan jõuan, ja ma tahtsin olla väga demokraatiline oma väljenduses, mida ma olen Indias õppinud ja mida ma olen tema käest saanud, kuidas ma seda saan väljendada teistele, kes tulevad mitme tagantpõhjast, ütleme, religiooni õpetustest. Ja ma tahtsin olla väga võrdne ja balansseeritud sellest, et igaühel oleks nii-öelda õigus aru saada oma religiooni kaudu. Ja mulle see õieti väga meeldis, kui ma alguses jõudsin Sai Baba juurde, kõik need sümboolid, näiteks seal on see hindu oma esimene Om, ja seal on budisti ratas, on see eluratas ja siis Kristuse rist. Täht ja kuu, mis tuleb islami, täht ja kuu, see on Zoroastrist see tuli. Ja judeismis, see on õieti, see on südame tšakra sümbool. See, mis liitub, see, mis tuleb ülevalt, see energia, ütleme, see taevalik energia, tarkuse energia ja see, mis on, ütleme, see tendents, et liikuda Jumala suunas ja kus need lähevad kokku, kus alati see täiesti balansseeritud on südame tšakra. See on, mis see sümbool õieti tähendab ja näitab. Ja see kõige alumine, ma ei tea, see on võib-olla Eesti oma. Jaa, Taara. Taara oma, on näitab, kes on mul Taara oma. Maus. Kuidas keegi nimetab? Ja kõik need lõpuks viima on inspiratsioon, millest need on kerkinud, on täpselt sama. Ja teine huvitav asi, mis tuleb sellest, kui ma hakkasin seda natuke aastasse uurima, kui sa võtad näiteks ristiusus, me ütleme Aamen. Mis tegime, kui me hakkasime siin täna hommikul Om. Kui sa oled islami usuga tegeled, siis on Aamin. Kui oled budismi usuga, siis on Aum. Et see algussõna, mis hakkab A-ga ja lõpetab M-iga, see, mis hakkab siin all kehas hakkab vibreerima ja siis on Aum. On võrdne igas usus, aga kultuuri kaudu, ajastuse kaudu ja inimeste kasutamise, ütleme, harjutamise, kombete kaudu on hääled natuke erinevaks arenenud. Aga see lõpptulemus ja lõppmõju, kuidas see afekteerib neid ja aitab neid, on täpselt sama. Ja see tegi mulle esimene kord, kui ma sain Sai Babaga kokku, tegi mulle väga head meelt, et näha. Intuitiivselt tundis mulle
täiesti leidnud, kõik usud oleks üks. Ja siis, kui ma olin ülikoolis õppinud, ma alati huvi oli leida, kus see sõna oli sündinud, kus näiteks religioon, millest ta oli üles kerkinud, mis ta õieti tähendab. Me räägime näiteks, et ma olen sellisel usul, ma olen näiteks isiklikult luteri usul sündinud. Huvi pärast ma tahtsin ka leida välja. Mitmes usus on inimesed siin praegu, näiteks kas on meil ka, Eestis on peamiselt luteri usul, ma tean, aga näiteks Vene ortodoks, kas on kedagi nii? Olete? Olete, väga hea, ma tean, seda ma juba tean, see isiklikult. Katoliiklasi on see? Väga hea. Baptiste näiteks, ütleme, võtame ristluses on siin baptiste. Sünni. Oled sünni seal? Jaa. Muhamedasi ei ole. Kas keegi on juudi usust? Ei ole. Aga näiteks siin on juba, kui ma võtan lihtsalt näiteks, siin on juba 4 erinevust. Ja me mõtleme... Budiste on küll. Budiste on ka, eks ju. Okei, budiste. Riigis, siin ka. Okei, riigis budiste. Ja mind on tihti, mind on süüdistatud Kanadas, et sa oled hindu, et ma võiks, keegi küsib mu käest, mis usk oled? Mu vastus on, et tähendab, ma olen armus. Armustuses. Ja inimesed vaatavad, kumal, mis usk on? See on see, mis on koosnenud kõik usude põhiseadus on. Ja ma olen selle usu, ütleme, järjekäinud. Ja kui ma hakkasin mõtlema, mis on siis uskude põhjus, uskudel on väga tähtis põhjus. Näiteks, kui sa võtad ladina keeles, usk tähendab, see tuleb selle 2 sõnast religare, religion või religare tuleb see religioon. See tuleb ladina keeles ja re tähendab uuesti või jälle. Ja ligare tähendab, et ühendada. Ligare, see on inglise keeles connect või eesti keeles ütleme uuesti ühendada. Et usu põhjus on, et meid uuesti ühendada. Ma lugesin midagi, mis Taara andis mu kätte, mis ta oli võtnud Paava käest. Paava on lihtsalt jivatma. See on nagu meie usk, et on üks mingisugune eraldatud hing. Ja see paramatma, mis on see üldhing või... Üliming või ülimvaim või? Ainehing, ma võiks öelda. Ülivaim. Kõiksus või? Jaa, kõiksus. Et need jälle liituda kokku. Sest inimkond on aja jooksul ja oma kombete kaudu, rituaalide kaudu ja võimupõhjuste kaudu on lubanud, et see asi läheb jälle laiali lähema. Religiooni suur töö on, et ühendada selle jälle kokku tuua. Ja minu vaade selle peale on nii. Ja on, et nii, see on nagu umbes see jutt on nii, kui paat on sääl, et minna üle jõe. Kui sa juba üle jõe läinud, siis miks sa ikka tidid enda taga seda paati? Ja siis vaatad, kui jõgid seal tagasi, või ka paat kaasa. Ma vaatan religiooni suhtes samamoodi, et religioonil on oma põhjus, et me saaks üle selle jõe, et me ühendaks ennast selle tõega, mis austab või mis on kõigi alus. Kui see on juba tehtud, siis me võime astuda rõõmsad ja vabad sellesse, kus me võtame südamlikult kõik usud vastu. Toetame kõik need, kes nende uskudes tõeliselt proovivad elada uskude, ütleme, õpingu järgi. Ja oleme nende kaastundjad ja abilised, aga ise enam ei seo ennast ainult nende rituaalide ja nende uskude piirangute kaudu. Ja me lubame, et me oleme nii-öelda, kõik usud on nüüd meie. See on mu vaade. Aga usul on samal ajal, kui ma käin praegu näiteks vanematega koos Luteri kirikus Torontos, siis ma alati teen oma parima, et tuua see, mis on minu oma südametunne ja kaasa elame selle kirikusse ja ma teen täiesti asjaga kaasa. Ma ei hakka mitte otsustama, et oi, nad ei saa siin aru ja see ei ole nii ja see ei ole naa.
Sest iga inimesel on oma tasem ja see on õige moment, et see inimene peaks olema seal ja seal õpib, sest ma olen ka peanud olema seda õppima ja seda läbi käima. Ja nii nagu me näeme, et teised käivad seda läbi, on tähtis, et me elame ka kaasa seda ja aitame kaasa. Et mul on nüüd tunne, ma tunnen niisugune vabadus, ma olen isiklikult reisin palju maailmas, nii kui kas ma lähen Moskvi, kui on lubatud, alati on lubatud. Ja teisena aasta teen nende rituaali, ma tunnen ennast täiesti kodusena. Kui ma olen olnud mägedes ja maaledes ja lähen Tibeti budisti templisse, istun maha munkade keskel ja teen nendega kaasa, ma tunnen täiesti kodusena. Kui ma olen hindu templides ja lähen põlvede peale ja täiesti panen enda keha nii-öelda palve suunas, kas Shiva või Durga või Krishna või Saibaba suunas, tunnen täiesti kodusena. Kui ma olen ristikirikus ja olen risti ees või Kristuse pildi ees või katolikkirikus Püha Ema kuju ees, tunnen samamoodi. See sisu, millele ma ütlen, ma suundan ennast, on see sama sisu, mis ma ideaalselt iga moment näen iga ühe ees. Et see vabadus, et mitte eralda, nüüd ma olen islami moskvis või nüüd ma olen budisti templis või nüüd ma käin hindus või nüüd ma olen kirikus. Et see lihtsalt, et see kaoks ära. Et mida sa tood sinna kirikusse, on oma tarkus ja oma arm. Et lihtsalt, ja kui oleme seal, ütleme, ühe rituaali kaastegejad või teise rituaali kaastegejad, et üldse vahet. Tähtsus on, et me mäletame alati, kes me oleme ja kes kõik on. Nüüd, kas mul on natuke veel päevapoolsi? Mis tema ütles uskude suhtes? Sõna religioon sisaldab eesliidet. Rõ tähendab midagi uuesti tegema. Ülejäänud osa sõnast tähendab ühendamine. Religiooni võib seega tõlgendada kui taasliitmist, kahe asjast eraldatud nähtuse taasühendamist ehk nende algse orgaanilise ühtsuse taastamist. Jivatma ja paramatma, individuaalne hing või universaalne hing on kaasanud oma olemusliku ühtsuse. Atmani ja paramatmani algse ühtsuse taastamine enese teostusse käigus on religiooni esmane ülesanne. Ja siis ta lisab veel nii, et kuidas on nii juhtunud, et kui see on nii, et on kõik üks, kuidas on see kõik nii laiali läinud, kuidas on nii, et meil on nagu ristiusus praegu nagu sekti on võib-olla 150 vähemalt. Hinduistis on ka seal vähemalt 150, budistis ma ei tea, võib-olla sa tead, seal on Theravadin ja kõik see teise erinevad Mahajana ja kõik paarkümmend vähemalt. Koolkond. Ja siis ta ka võttis selle suhtes nii. Erinevatesse rahvustesse ja usunditesse kuuluvad inimesed on pühendanud end elu eesmärgi otsimisel. Kõigi nende otsingute tõttu on usundid läinud erinevates suundades ja kasutanud erinevaid radu. Et see on väga niisugune loomulik ja ütleme asi, et me oleme nii arenenud. Aga nüüd tähtis on sellega teha eneses, kui kõik uskude põhjus on, mis ma olen ise proovinud teha, ma olen neid proovinud natuke õppida ja kasutada. Ja mul on olnud õnn see, et mind on toodud kokku õpilasena mitme pühakoga, et ma olen olnud ristiusloomaga, ma olen olnud sufi meistriga, Tibeti meistritega koos ja kõik. Ja mis ma olen hakanud aru saama, on kuigi välisvormiliselt see
õping on päris ehine. Seal on ütleme, rituaalid ja mantrad on hoopis teistmoodi. Aga see põhitunne, mis ma sain iga õpetaja käest, see, ütleme, see vabastatud isiku käest või näiteks või täpselt sama üks. Et ma hakkasin nägema, et see on, et mis maailm vajab praegu, mis on väga tähtis, on kui me saame seda kuidagi kaasa aidata omamoodi. Ja kuidas me saame seda kaasa aidata ühtemoodi on, et peame olema, ütleme, äratud sellele, kui võimas on meie oma mõttevool. Ma räägin momendiks mõttest. Mõtte on nii, et nii kohe, kui me mõtleme midagi praegu, see mõte kannab ennast instantselt, momendil, terve universum mitte, lõpmatu piirang. See on küll võimas, me kõik oleme. Et iga meie üks seen, iga meie oma mõttega mõjutame kogu aeg, pidevalt maailma arengut. Et see asi ei ole nii, et järsku ma olen, et ennast ühendada ja et see jivatma ja paramatma, et see tunne, et me oleme kuidagi eraldatud, et see hakkaks ära kaduma, et see ei ole nii, et me tuleme näiteks siia nädala ajaks ja siis ütleme, oi, ma tegin ja see oli väga tore ja vahetukäsad sain läbi ja sain palju häid uusi sõpru ja lähen ära ja järsku olen oma kodus ja nüüd ma saan relakseerida, nüüd saan asjast vaatama, nüüd ma saan olla jälle naturaalne, mis ma tahan olla. Muidugi me teeme seda, ma teen samamoodi. Aga see võitlus iseenesest on, et need punktid, kus ma lihtsalt lähen lõdvaks ja lähen nii-öelda lollitan ennast ja luban, et ma olen momendiks jälle või nädalaks või tunniks loen, et need läheks lühiksemaks ja lühiksemaks ja lühiksemaks ja lühiksemaks. Et kui need tendentsid näiteks uskude suhtes, kui ma hakkame mõtlema, kui jutt tuleb üles või keegi räägib, et vaata, siia tuleb näiteks ma ei tea, näiteks Dalai-Lama tuleb Eestisse juulikuu lõpus, ma toon ühe näite ja mõne peale, mis ta ikka siia tuleb õiendama ja teised arvad, et see on väga tore ja nii, no kõik oma mõtted sellega kaasa. Või on üks grupp näiteks, ma ei tea, keegi üks proua on siin praegu võib-olla, küsis mu käest täna hommikul selle ta vist köögis. On köögis või? Küsis mu käest täna hommikul, mis ma arvasin Maharishi Mahesh Yogist ja Transcendental meditatsioonist. Ja me oleme väga ettevaatlikud, kui me räägime neid asjadest, et kuidagi meie oma südames me ei ole nii, mis on eesti keeles judgmental, see on hea sõna. Kohtumõistvad. Me ei mõista kohut või arvustavad. Ei mõista, arvustavad. 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 Et ei kritiseeri. Kohtumõistmine on kõige otsesem. Ma otsin, inglise keeles on judgmental on väga... Kohtumõistmine. See vaimse tee, et aidata selle ükstust kaasa, on väga tähtis, et me ei mõista kohtusse kunagi, et see komme, mis on meies, hakkaks ajaga ära kaduma. Sest see kohtuse mõistmisega me eradame ennast alati tõest ja selle hinge taseme igas olukorras. Ja üks väga tähtis aste, mis tuleb vaimse, ütleme, kasvamise jooksul, on, et meil sees kasvaks üks witness olukord, tunnistaja olukord. Aga et olla tõeline vaimne tunnistaja, me peame olema mitte otsuslik, lihtsalt nägema, lihtsalt olema. Et me näeme ja siis hakkab kerkema eneses siserahu ja nagu väga looduslik armulik kaastunne. Siis me lihtsalt hakkame nägema rohkem ja rohkem, kuidas asjad on. Ja see ei ole enam tähtis, mõtle Sai Baba vaatevinklist, pane ennast momendiks, ole julge ja pane Sai Baba üksed endale teha ja tema kehastus ja tema lõpmatu, algmatu see avaldus endast.
ja vaata meie peale. Seal on tema ees tuhandeid inimesi. Ja iga inimene kannab oma väike kotitäis tahti. Ma tahan seda, ma tahan teist, anna mulle seda, abistada sellega, aita, et ma saaks kiiremaks vabaks ja et mu tütar saaks korralikult ülikoolist läbi ja ma saaks ilusat pruugi ja kõik see selleks. Ja muidugi ma tahan, et ma saaks vabaks. Ja ma vaesed areneks. Aga enne mul on need praktilised asjad kätte saada. Mõtle momendis, oled sa asja päeval, sa oled täisarvuliselt, seal ees on tuhandeid inimesi ja iga ühes kiirab kõik need paneb. Kui tema hakkaks momendiks ainult hoiaks kinni ja hakkab reageerima nendele, oleks tema nagu, neil oleks kõik nagu väiksed buldooserid ja tema oleks täiesti maha ajanud. Ta ei peaks vastu. Ja samamoodi, see rohkem, kui me läheme südamest lahti, see rohkem, kui me tarkus kerkib. Ja see tarkus ei tule kuskilt väljaspoolt, see tarkus kerkib alati sisemisel. See on nagu sisekost. Ja see rohkem, kui süda tuleb lahti, see rohkem, kui me elame rahus ja avaruses. See rohkem see tarkus lihtsalt puliseb nagu kaev, nagu purskkaev tuleb üles. Ja see tarkus, mis tuleb teile seda moodi, see tarkus teil kunagi ei unusta. See on nagu teie siseisiksuse kõige parem anne. See on nagu, see annab oma kõrgemalt isiksusest enda igapäevase isiksuse kätte vahendi, mille kaudu kasvada ja olla teistele kaasabiks. Et see otsuslikkus ei ole nii-öelda kohtunik teiste suhtes. See tendents on suur töö. Ja kuidas seda teha? Ja ma ütleks selle kaudu, kui Paava on ütlenud väga tihti ütlema uskude suhtes ja nii, et ütled nii, et ära mine oma usust eemale, see ei ole tähtis. Aga praktiseeri, tõesti praktiseeri see, mis on antud. See, mis Jeesus õpetas, on harutane. Aga see tihti peab ise välja hankima selle, peab ise piibelt lugema, peab ise seda otsima, peab ise seda leidma. Ma olen näiteks küsinud katoliiksõprade käest, üks mees, kes juhib ühte katoliiki ülikooli, et anna mulle see piibel. Ma eriti tahan ainult teada sellest, Jeesus ise ütles. Ja mõtliks seda. Ja siis ma tegin võrrelduse, mis Paava ütles ja mis Buda on rääkinud. Seal ei ole eriti suht vahe. Ajapärased ja kõik on erinevused, aga mitte eriti. Et oleks näiteks, kui me tahame oma seltskonnas ja teine asi, mis Paava näiteks räägib, on, et on väga tähtis, et me toetame oma emamaad. Ja mulle on see natuke uus läbielamine, sest ma olen elanud paguluses. Nagu te saate mu aktsendist ja keelest nagu pool, ütleme, arenenud eesti keeles, saate aru. Aga samal ajal, ja ma olen et mul ei ole see emamaa asi, ma olen elanud Inglismaal, Saksamaal, Indias, Ameerikas, Kanadas ja siis mul on rohkem, et mul see emamaa tunne on võib-olla natuke mööda. Mul on nagu maakera tunne ja mul on mingis kohas elanud. Maaema, nii. Aga see emamaa kaastunne, kuidas me aitame see asja kaasa, on väga tähtis. Ja praegu näiteks Eesti olukorras on mitu asja. Seal on uskude vahendid, seal on Vene ortodoksusus, seal on ristiusede käik, seal on inimeste gruppide vahel probleeme, seal on ka kartuse tunne näiteks, et Eesti on just saanud vabaks ja kõik need asjad. Ja väga tähtis, kuidas igaüks siin toas momendis mõtleb nende asjadest. Sest oma mõtete ja väljenduse kaudu me mõjutame, kuidas see areng suunab ennast. Nagu dharma üks definitsioon võiks olla, et kui on ühtsus sõna või mõttes, sõnas ja teos. Ja kui meie näiteks räägime ühtsust, aga mõtleme pagana venelane näiteks,
kõige, ütleme, teravama võimaluse välja siin. Siis me lollitame ennast ja lollitame, oleme loll Jumala ees, oma jumalikust ees. Ja me oleme nüüd, kui me võime suunada, et poliitiad inimesed ei teed ja need ei teed ja nad ei teed ja ärimehed kasutavad neid ära ja unustame asja, et meie oma mõttevoolud oleme ka osalised probleemi, selle probleemi kujundajad. Et kui me tahame olla tõesti kasus, siis see enesedistsipliin, sisedistsipliin on, et vältida, et me ei lähe eraldusse, et me ei luba see mõte, see emotsioon, mis viib meid, ütleme, viha sisse või kartuse sisse, see kasvaks lihtsalt kombeb ära. Siis kui mitu aastat on see komme istud meie sees. Ja usu mind, ma saan täiesti aru, et see võib võtta kaua aega. Enne, kui me jõuame selle tasemel, et me võime vaadata ühe olukorra peale, ühe ausama peale, kus inimesed on sõnud, kuigi me tunnetame, et sa oled, ütleme, loll tapmine ja sõja olukord. Aga et see enam see viha ja kõik see tunne, et see oleks kadunud. Siis me oleme nüüd nagu väikesed inimesed, kes toovad teistele ka seda valutust. Nüüd me oleme ka lahenduse, ütleme, suundajad ja abilised. Ja kuidas sellest kaasa teha? Ma olen näinud, et seda witnessit, seda tunnistajat, et seda tunnistajat hästi eneses nii-öelda maanduda, et see tunnistaja oleks hästi tugev ja rahul ja ütleme väga 24-tunniline, et see tunnistaja peale ja ärakeeramise jupp oleks ära visatud. Et seda teha on ka mõned abinõud vaja. Ja seda võib kasutada omamoodi. Kui oled hästi seotud kirikuga, siis võib teha Jeesuse palved. Võib Sai Baba nimet kasutada kogu aeg. Võib teha Sai Baba, võib teha Sai Ram. Võib olla lihtsalt Ram, mis tähendab Jumal. Võid ütelda Jeesus. See ei tähenda, see mis tähendab, mis on tähtis selle mantri kasutusega, ütleme lühipalve kasutusega, on, et sa tõesti, et see on su oma südames, et see on tähtis ja arusaadav. Et see on kodusem. Et kui sa võtad ta välja nagu oma ette istud kuskil kuu all ja oled rõõmuga oma, ütleme, ideaalid, et see sõna, mis on su oma ideaal, oleks ka su väljend. Et kui see peaaju hakkab nii-öelda hüppama ja olema jälle otsuslik ja kohtuslik, see, et on kohe üks vahend, üks abiline, mis sa kutsud kaasa. Et see Kristuse kaudu Jeesus. Või Sai Ram. Ja mis juhtub sellega, kui sa näiteks kasutad, mina isiklikult kasutaks kõige raam. Mis juhtub on peale mingit aja, sa ei pea enam seda väljendama. Ma ütlen, ma ütlen neid ei kuulata, aga tihti me juhtub sisemiselt ei kuulata. Sisemiselt, kui ta käib mingi. Kui sa peale mingit aega ja see on erinev iga inimese, see maandub sul lõpuks siia südamesse. Mis kutsutakse sanskritis on hridayam ja südame keskus. Ja nii palju, kui ma olen pühakatega kokku saanud igas religioonis, see tee lõpp, tarkuse lõpp, nagu Paaba ütleb, et õpingu lõpp on arv. Et kõik suunad, kõik need, tõotukirjas on mõnes võtta lugeda kundulini ja shakti ja kõik need asjad, energia liikumine ja tšakrad ja kõik see. See on kõik omamoodi võib olla huvitav.
aga see lõpptulemus on, kus see kõik maandub, kui kõik su tööd on tehtud, eriti kui sa hakkad energiaga mängima, kõik tantrilist asja hakkad tegema, see kõik lõpptulemus on, see maandub kõik lõpuks siia. Et ma olen alati mõelnud lifestyle. Ma olen alati mõelnud nii, et kui see on, kus ma lõpuks jõuan, miks ma siis ei algas siia, siis ma ei taha kõik selle teised teed ära käia. Et panem alga, kus sa lõpped ja pane selle käiku. Kui sa paned oma ideaal, oma palve, oma mantra käima siia, oma usu kaudu, see, mis sulle isiklikult istub, see ei tähenda, et su naabris ei ole huvitav. Tähtis on, et sa endal on sul see ideaal, see on see kõik oma kõige ideaal. Ja siis hakkab omamoodi siin, tuleb ellu. Ja kui tuleb moment elus, kui sa kaotad oma balanssi, või järsku hakkad olema jälle otsuslik või oled, ütleme, vanemate ees või viha tõuseb või kartuslik tõuseb või järsku poliitiline olukord on ja sa lihtsalt lähed starti, vanad kombed löövad jälle peaaegu läbi ja see suu hakkab minema nii, et tuleb suust välja asja, ja sa vaatad, seda ma räägin nii ka. See moment, kui sa ärkad sellesse ülesse, see moment on, kui sa lihtsalt pöördad ennast enda vaimses südamesse momendiks. Sa pane momendiks, hingad sügavalt ja tood oma hingamisi jälle balanssi. Hingad siin ja nii kui siin oleks nagu hingad siin südame keskusest välja, sisse ja välja. Ja kuulad, kus see mantra, mis sa sinna seemendanud, käib ringi ja ringi ja ringi ja ringi. Ja homme ma õpetan teile, ma teen meditatsiooni, mis algab selle südame keskusega. Ja paneme siis kõik tulnud huvilistena Sai Babal, ütleme, kuulama ja tema raamistikus, siis ma panen ka Sai Babal sõbrana, paneme selle siia siis, et oleks ka. Mul on isiklikult nii, et meil on niisugune tunne, eriti Eesti pärit, ma ei tea, Luteri pärit usuga üles kasvatatud, et mul oli nii, et lapsed, Jumal on väga kaugel ja Jumal on väga tõsine. Väga tõsine mees ja ei tohi teda liiga palju segada. Ja kui läheb tema ette, mine eriti nii väga nagu... Ja ma mõtlesin ikka alati, kus on tulnud, kas on, et me oleme nii mitu generatsiooni olnud sulased. Kas on selle tõttu tulnud, et oleme kõik jälle selle. Ja kui ma hakkasin seda mõtlema, siin me oleme Jumala kujundused. Täiesti, eks, kui Jeesus ise ütles, kui ta tegi selle jutluse, selle näe peal, ütles, et teie, kes olete Jumala kujundused, miks te muretsete nii palju? Homse pärast. Kui täna on küla, vaata, kas ma vaatab lillede järgi, vaata, kas ta vaatab linnude järgi. Et ärge muretsege homme, täna on küla, ela täna korralikult ja hästi. Ja Jumal vaatab teile. See on kui lähestik, see on kui armastatud me kõik oleme. See on nagu Taara Eila rääkis, et näiteks meie, lihtsalt selle tõttu, et me oleme sünninud, me oleme kehastatud, me oleme nii-öelda teeninud see võimalus ja see õigus, et inkarneerida jälle üks kord, et edasi areneda. Ja see õigus on antud meile, sest meie endiste elude tegutsemise tõttu, mida me oleme teinud enne. Ja siin me jälle oleme. Welcome back, see on õnneti tere tulnud, siin me kõik oleme koos. Ja vaata, kui huvitav on, et juhtub olema, et oleme, ütleme, Sai Babal ümber olema. Eelne kord oleks teine nimi, aga see põhjus ja see tõmme ja see tahe ja see instinkt on see täpselt see sama. Alati on see täpselt. Aga nüüd mõtle, siin me oleme. Ja Jumal on nagu teine peal, kui ma ütlen mulle, et Jumal peitis ennast, kus inimene on kõige vähem läheb seda otsima, inimesed iseenesed. See on, kus Jumal on peitis. Nüüd mõtlen, et nüüd me lähme kirikutesse, templitesse ja kõik, ja siin me läheme. Nii väiksed. Nii patulised, nii palju arvavad.
ja ma mõtlen, et siin on midagi on näinud, siin on midagi valesti aru saadud. Näiteks Jeesus, et tuleb mulle nagu väikse lapse, rõõmu, lapse aususega. Lapse, ütleme, see hea tahe. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et eriti nagu vanem õppekirjus, et kuidas asi läks nii tõsiseks? Mis juhtus? Ja ma arvan, see, mis juhtus on, et see rõhk läks selle peale jälle, mis on viga, mis on halb, mis ei ole hea, mis on metsa läinud, mis on valeks, mille üle me oleme jälle asjad viinud kokkus. Ja see, mis seob usud ja kõik erinevad usud ja mis seob need kokku, on mitte see, mis on valesti, mitte mis nad kritiseerib, näiteks buddhismi usus näiteks, nad ütlevad, et terve elu on suffering. Kannatus. Terve elu on kannatus. Ja see kannatus tekitab sellest, et meil on tahe. Vist usus ei ole täpselt. Soovid. Soovid. On see soovid või tahe? Soovid. Tahtmised. See aegas inglised. Tahtmised. Ma tahan seda, ma tahan teist, ma tahan ja sellega me ei piiname. Kired öeldes, ma tean, see vastne tõlge on, aga kired on öeldes kõne. See on täpne vastne. Ihadus, noh. Soovi. Ihadus on see. Ihalema. Kuule, üks küsimus on, kas saab siin akent lahti teha, sest siin on veel akent kinni? Natukene rohkem ma läksin ise, ma ei tea, kas teile, et eile, kui ma olin siin, kui lõppu oli väga huvitav, ma hakkasin ära kõikuma. Lükka see uks lahti, siis käib õhki liigu ja läheb kuidagi lamedaks. Nüüd peaks tullari käima. Ja, see on hea, on väga tähtis. Et me saaks aidata neid asju kaasa. Teen kaks asja. Üks on, et mitte olla otsustav. Et kui me lähme, ma teen nüüd kombeks, lihtsalt, et seda endas, et see areneks endas. Kui ma lähen teise usu hoones mööda, ma mõnikordki teatan ja teen lihtsalt väikse momendi, kus ma lihtsalt palvetan või austan. Miks see oli alguses, miks see oli üldse ehitatud? Kas kirik või tempel või mis iganes on. Et vähemalt, et minu elamine maailmas oleks mingisugune tugi, et kõik usud saaks ükspäev kokku. See on lihtsalt, ma ette, et igaüks peaks seda tegema, ma ütlen lihtsalt, et see on oma otsustada. Sama asi, et kui me, et olla nii, et me saame tunda seda ühtsust kogu aeg. Meil on vaja vahendid. Ja tähtis asi vahendid, kõige kasulik on vahendid, see, mis nagu ma enne ütlesin, ei ole kunagi ära keeratud. Ma olen nagu mitme pühaga peas küsinud, sama küsinud, ma rääkisin eelast täiselt palju inimesega rääkisin pikalt ja laialt, aga ma küsisin nende käest, näiteks pühakute käest, mis oleks üks õpping või metodoloogia, mida võiks kasutada, mis on igavest. Siis mul tunne oli see, ma olin selle ajal juba mediteerinud palju, ma olin praktiseerinud, ma olin laulnud palju, teinud oma ette, laulsin, palju täpselt kirtan, kui sa laulad nagu Jumalalle üksi käinud. Olin seda palju teinud, olin mantrat teinud, tundide viisi. Igasuguse hingamise harjutusi, tšakrade peal ja kõik need. Aga igaüks andis mingisuguse tulemas ükskord müstilised ukse lahti, rohkem. Teine teeb armu ukse lahti, järskus südame väga pehmeks. Aga ma ikka tundsin, et ma olin kuidagi tükistatud, ma ei olnud
täiesti koosnev. Ma hakkasin pühakute käest, nagu ma sain nagu kokku küsima, mis oleks üks kasutus, mida võiks harjutada, mis on igavesti. Ja vastus oli näiteks surfing-meistri käest, kellega ma olin koos Sri Lankas. Ta see, et Sai Baba saatis mind, ütles mine lõunasse ja ma juhtusin seal meelega kohtuma. Tema vastus mulle, kui ma küsin seda küsimust, oli iga hingamisega mõtle Jumala peale. Ma mõtlen, kui te käite töö, valmistate toitu näiteks ja iga hingamisega mõtled Jumala peale. Nüüd see on, järsku see võib olla väga keeruline, sest kui me mehaaniliselt hakkame seda tegema, näiteks vaatad laste järgi ja ütleme, laps on püksi teinud täis ja siis ta see mõtlen Jumalale just. See on võib-olla abiks, eks ju. Aga samal ajal see võib-olla, mis ma lolitan ennast, mis mäng see siin käib. See ei ole täpselt nii, et sa pead mõtlema mehaaniliselt Jumala peale, see on lihtsalt, et see on rohkem nii, et kui sa unustad või tunned ennast järsku väsinud või tunned ennast, et sa oled tüütunud või keegi on sind ärritanud või see moment sa nüüd kasutad see moment äratusmomendiks ja tood ennast jälle Jumala, enese jumalikkusse sisse. Sellega kaob, et lapse, ütleme, see puhastamine oleks tüütav. Nüüd on lihtsalt, mis on vaja teha. Ja see on tehtud armuga, see on tehtud loomulikult ja see on tehtud täiesti, ütleme, rahu südamega. Ilma, et peab mõtlema, et ma pean nüüd rahulikult, see iseenesest hakkab harjutama, eks. Kui me pressime endale peale nagu koolitöö peale tegema. Et see on nagu enese sisedistsipliin. Ja see võtab ja ole teine asi, mis kasvab sellega, on tihti on nii, kui me hakkame selle tee peal, ükstuse tee peal. Tuleb nukene tahe, et okei, ma olen nüüd seda teinud 6 kuud, millal hakkab tulema seda? Tahaks tulema sinna. Ja see on kindel, ma ütlen kohe ette, et see on kindel, et see, nagu budistid ütlevad, et see, mis teeb meile piinamise tunnemus, on meie oma tahe. Nii kohe, kui me hakkame ette nõudma, et oleks mingisugune tulemus sellest, mis me tuleme, sellega me takistame see tulemus väljendada ennast meid. Kui juhtub spontaanselt, et mingisugune müstiline elamine, läbielamine juhtub teil, näiteks järsku võib juhtuda näiteks, et Sai Baba järsku teiega samas kohas. Või unes te näete, või te mediteerite või laulate, järsku tuleb Kristuse nägu teile ette. Või tuleb järsku, te hakkate ära sulama valguses. Kõik need asjad võib teile juhtuda. See moment, kui teile tuleb üks mõte või üks idee või üks kontsept tuleb sinna ette, et oi, kui saaks seda rohkem, kas see tuleb mulle jälle tagasi. Nii kohe, kui see juhtub, nii kohe see läbielamine, see kink, mis sa oled endale annetanud oma tegevuse ja oma elamise kaudu, oma headuse kaudu, oma vibratsiooni avaramise kaudu. See moment, see kaob ära, on läbi. Ja, nii kohe, kui soov tekib, nii mõne siis on kehastatud. Proovi, kuidas meil siin see tagasi ei tahagi olla. Ja siis proovi tagasi leida jälle selle struktiivtaseme ja kuidagi mingit moodi saada ära kasvada. Oma soovi kaudu. Sest nii kui nad ütlevad, see on väga huvitav nagu tee, mis te olete otsustanud hakkama käima. Ja see tee on nii, et tead, nagu Piiblis ütleb, et selle nõela silma läbi lähe kaame, midagi niisugust oli kaamiga ja nõela silmaga oli ütleks. Ma võin öelda ka, et selle nõela silmast ei lähe läbi mitte ainult kaamia, aga sinna ei lähe su nimi, su isa, su ema, su Sai Baba, guru, mantra, midagi ei lähe sealt läbi. See on, kus on kõik on lastud, me elame nii-öelda kontsert vaba, me ei ole eelmõtet mingisugust. Sest nii kui ma vaatan Sai Baba peale,
mida ma tunnen, on lõpmatu, algmatu avaldus. See on nagu, ma ei tea, mis teislikus, kui olete tema juures olnud, tunne on, kui sa tema läheslikus on 3 asja. Ma tunnen, üks on, ma ei ole nii intensiivselt, keegi ei ole mind elus armastanud. Mitte kunagi, mitte mu ema, mitte mu isa, mitte mu armastaja, mitte keegi. Teine asi on, et temal on, et nagu see võimetase on nagu lõpmatu, potentsiaal on lõpmatu nagu võimetase. Ja see võim istub rahus. Tema alus on algmatu, lõpmatu rahus. Aga siis, kui nagu ma vaataks Sai Babasse sisse, kui ma saaks nii-öelda teha Sai Baba lahti, ma ei ole mitte midagi. Ja see ongi, nagu ma saan aru, see ongi nüüd, kui me kohtame Sai Baba, kui ta võtab meid vastu, tema ja meie oleme üks. See on juba, ma mõtlen, filosoofiliselt võib rääkida, on tõeline ja selle tasemel, kui see ehmatab meid natuke, on see kaartlemine. Sest tema mingit moodi oma mõtete kaudu, oma tahede kaudu, mis ei eksisteeri, ei takista seda. Et huvitav asi juhtub. Moment, kui sa saad tema ees, mul vähemalt on teisi, kes on seda kohtanud, kes räägib omamoodi. Aga ma ei ole elustanud nii alasti. Täiesti alasti, ei ole kuskil peita, ei taha üldse enam, momendi peal tahan olla täiesti aus ja mitte enam alasti. Sest mul ei ole kohta peita. Pärast, kui see darshan lõpeb, ta läheb sisse, siis muidugi vanad tendentsid tulevad tagasi. Siis on nukene tunne, aga läheb kuskil teie majas, teate, kus inimesed teate seda juurde, näed teie majas jutud räägivad ja vaata, ta tegi seda ja vaatas mul otsa ja ta katsus mind vasaku jalaga ja see tähendab seda ja teist. Ja teine mees tuleb otsa ja täna, kui ma tulin sealt Taršist välja, tuli mul tänaval üks paberit kütlehtist vastu, kuule kaudu tõesti meestest on vaja, Sai Baba jaoks mulle erikliin. Iga inimene otsib oma väikse kuldse asja. See ei ole nii, see on uskumatu. Ja Sai Baba lihtsalt vaatab inimeste peale nii, et ometi tulge siia, olge rahulikud, võta see, mis on võimalik, võta, mis on kasutus, mis ma olen sündinud ja teile andnud. Ja hoidke oma ette, olge rohkem vaikuses, ärge minge kohvikutes ja teemajades ja räägige sellest. Ja see on sama asi, ma ütleks ka siin, et võtke see aeg, kui te olete siin, et olla ka rohkem oma ette. Võta seda, vaata, kui vähe on need momentisi elus, kus saab olla lihtsalt oma ette, oma mõtetega, et olla jälle nagu põllu peal, puude vahel, lillede vahel, linnulaulu keskel, olla lihtsalt see jälle ideaalne inimene, kes me tõeliselt oleme. Sest need šansud, nii kohe, kui me läheme oma igapäevase elusse tagasi, oma perekondadesse, oma töökohtadesse, need momendid on väga raske leida. Siis jookseme, hüppame autosse, bussi peale, jookseme kuskil metsa, istume maha, saame mulle tund aega või 2 või nädal lõpp saab olla kuskil. Aga siis on vaja ajas töötada, siis on vaja seda teha, teist teha. Et võtke see aeg ka, kui olete praegu abrukas aeg. Et jalutada, mul ei ole lihtsalt olnud veel palju võimalust seda teha, kui ma vaatan seda, saab uskumatu koht. See elab ainult 36 inimest. Et see on nagu väga hea moment, et koosneda ennast, nii-öelda koosneda, et leida välja see, mis endale istub hästi. Näiteks ma toon ette näiteks, võiks olla mingisugune sisemantra, võiks olla mingisugune praktiseerimine, sest otsuslikkus nõrgendaks ja oleks rohkem nii-öelda momendis avaruses. Sest kui me tõesti, kõige parem moodus, kuidas me õpime, me võtame teise endale eeskujuks. Ja seal on meie eeskuju, ma mõtlen, teie võib-olla Krishnat ei tea palju, ma võin Krishnat ka võtta eeskuju, see on Krishna, Baba ja Jeesus.
kõik on haruldased eeskujud. Ja et kui me tunneme juba, kuidas nad on meile eeskujud, mida ütlevad inglise keeles, sa võid tõrkida mulle ütlema, it takes one to know one. kui me tunneme, et teada, et me teame, mis on näiteks Jeesuse iseloomus, Sai-Baba iseloomus, Krishna iseloomus. See olevus on juba meie, muidu me ei näe seda teed. armastus. Armastus, täpselt. Ja see on juba meie. Et seda olevust, et oleks julge sellest. Nagu ma ütlesin enne, me oleme nii üles kasvatatud, et mitte olla Jumala ees julge. Mul on alati olnud see vaade, et Jumala vaadus, need tema kallid sünnitused, kõik on Jumalast tõusnud, me kõik on. Ja meid hoitakse, nagu öeldi eile, meid hoitakse praegu, ma ei saa rääkida, teie ei saa kuulda, see ruum ei eksisteeri, üks aatom, üks molekul siin ei saa olla, see stein ei koosne ennast praegu, ilma et Jumal eksisteerib. Kui see vibratsioon, see elavus tõmmatakse ära, see moment, see tuba, meie kõik kaome ära, läinud. Enam eksisteerib. Jumala arm, see mis on see arm, see lõpmatu arm, hoiab seda praegu koos, oleks seda. Me elame selles kogu aeg. Sellel on ainult üks väljendus, rõõm. Et olla rõõm, et olla julge, et olla tõesti teadlik, et selle tõttu, et olete kehastatud, on teil täis õigus julgelt sammuda oma kõige kõrgema ideaali suunal, oma Jumala suunal. Et leida see, et see, mis te arvate, ikka on mingit moodi natuke väljaspool. Et see tendents oleks, et see tuleks lähemale, et alguses on nii, et on lihtne näha oma jumalikust oma lastes võib-olla, lilles, puus, loomas ja nii. Aga kui lähme trammi peale ja hommikul läheme tööle või buss, on natuke raske. Keegi astus meil varva peale, väga raske. Kui te juhtute minema Indiasse sinna ashrami, siis istute maha sinna ja oodate teiste peale ja siis, kui te esimest korda elate läbi India kombed, kus inimesed istuvad ühe teise peale. Ta pruus ära. Ja sa proovid seal olla baba ees, baba on seal ja keegi on pannud pina lõpus sul näo. Ja sa mõtled, olen nüüd rohkem vaimelik inimene. Ja ise sa kiusad teist, eks, ole vaimelik, ise oled liha täis. Sai baba vaatab ja otsab, et teed üldse välja. Ma ei saa tegutseda ennast. Et see harjum, mis me arvame, me saame praktiseerida, näiteks kui ainult saaks minna Indiasse, saaks olla vahel, usu meil, seda saab praktiseerida Eestis sama intensiivselt ja sama hästi. Ja see rohkem te teete seda, see rohkem see, mis te võib-olla igatsete või loodate, et võiks näha ja võiks olla koos, hakkab tulema teile siin. Et see ideaal on see üks päev, kui te kõnnite tänaval ja keerate ringi või lähte poodi. Ja kui mina teen, mis sa praktiseerid, et Indias on nagu komme, mis sa meie ütleb namaste, paned käed kokku ja namaste. Ja mis see tähendab? Namaste tähendab, et ma austan see valgus, mis on sinus. Üks teine tõrk sellest on olnud nii, rohkem keegi meelestab, kui sina oled selles kohas sinus ja mina olen selles kohas minus, siis on ainult üks meest. Ja kui ma lähen näiteks, ma teen endale kombeks, olen aastanud seda, kui ma lähen näiteks poodi, ostan midagi, piimalt, ja lihtsalt, ja seal on, ütleme, kasseer ja võtab raha vastu. Ma sisemiselt austan teda. Kui ma ostan bensiini autole ja mees tuleb ja võtab, kui palju liitrit sa tahad, sisemiselt ma austan teda. Ei loe, kuhu me lähme. Kui tuleb mulle moment ja võimalus, sisemiselt, see on nagu ma välimused ei käi lingi, et iga õhtul ei vaadata. Aga lihtsalt sisemiselt on niisugune austamine.
ja sellega ma aegselt õpin tundma, kes me kõik oleme. Muidu see eladamine ikka lükkab ennast sisse, need kombed ümber ringi. Sa teed televisioni või mis see kutsuta, televisioni? Teleriin, no kolmaspäeval. Teleriin. Teete teleriin lahti õhtul. Seal on duaalsuse draama käib pidevalt. Väga raske seda vaadata. Ja mitte leida enda see huvi, et jälle tõmba selle sisse ja võtta selle reaalse. Ja ma ei ole nõukene, et ei tule kunagi televisioni vaadata. Nii. Aga ma ütlen, ole tark ja ole äratud ja tea, mida sa vaatad. Ja kui sa leiad, et sa hakkab segama, hakkab tõmbama, hakkab vihastama, hakkab väsitama, siis keerub ära. Sest lõpuks, mis hakkab juhtuma, on need asjad lihtsalt ei ole enam nii huvitav. Ajaga see kaob ära. Mul on ajalehtega nii. Mul ajalehe lugemine on väga kiire. Lihtsalt, jah, samal ajal 10 aastat tagasi, samal ajal nimed on muutunud. Samal ajal, siis sa tahan teada, kas Eesti olukorras, kas Vene tangil on piiri peal või mitte. Ja kes võitis korvpalli midagi teist. Ja lihtsalt sorid läbi, kui midagi on, mis on isiklikult on tähtis, siis võib-olla sorid läbi. Aga tähtis asi on, nagu elu on selles suhtes küllalt väärtuslik. Ja elu on küllalt lühike. Ja huvitav asi on elu suhtes. Ma räägin natuke momendiks surma elu. Ma räägin enda. Ma olen paistnud seda tihti nii, et kui me hakkame surmast rääkima, tihti on nii, et igaühe moodus on nii, et teie siin toas kõik üks päev surete. See on kindel. Aga mina mingi pooli saan vabaks. Kas ei ole nii? Et te vaatad oma sees, vaatad ringi, et ei tee kõik üks päev. Aga see omamoodi on õige, sest see tuleb sellest intuitsioonist, et meie tõeline reaalsus on lõpmatu altmatu. Et meie oleme igavesti. Oleme juba see. Et see intuitsioon on õige, aga me paneme rõhk vale asja peale. Me arvame, et see on kehaga midagi tegemist. Aga muidugi on näha ümberringi kogu aeg, et see ei ole tõeks. Mitu kehastust on meil juba olnud. Kui ma ei tea, võib-olla kõik siin ei tõesti usu reinkarnatsioonis, võib-olla usud. Ma isiklikult lihtsalt näen, et mis looduses juhtub, uuesti on semitud, uuesti semendatud, jälle ja jälle. Loodus uuendab ennast pidevalt. Kuidas meie järsku inimestena astume selle reeglist välja? Oleme uuendatud, aga see uuendamise küsimus on nüüd huvitav küsimus, sest me tahame uuendada vana kehaga. Et me oleme nii seotud, nagu Taara rääkis, et see identsus, mis on seotud kehaga, on nii tugev. Et ikka mõtleme, uuendus tuleb, no võib-olla mul on natuke tumevad juuksed ja mina natuke lühem seekord. Keha natuke pikem, natuke musklid ja üldse tahaks parem kujund. Aga üldiselt on okei, sama väljusega. See on narsismi ja enese lollitamine, see ei ole üldse nii. Enese imetlus. Jah, täpselt. Aga me oleme see intuitsioon, et meie ei sure, on omamoodi õige. Sest see põhireaalsus on arvamatu lõpmatu reaalsus. Ja see, mis on mees, kus meie tarkus ja see arm ja kõik, kus see kõik, millest see tõuseb, kus see elab, on igavesti. Ja see on meie jumalikkus, see on, kus meie, mul tuli ükskord mul oli niisugune isiklik kriisolukord mingi, kus ma pidin minema Saipava juurde tagasi teist korda. Ma juba ühte korda kohtud, aga ta oli niisugune, ma natuke kartsin teda.
ma teadsin talle põhimõtteliselt, ma olin läbi elanud neid uskumatu asjad temaga. Aga samal ajal nagu natuke, ma ei tea, võib-olla siin on midagi inimesed on manipuleeritud. Te olete omamoodi palju rohkem arenenud kui mina olin selle ajal, sest ma kohtasin Sai Babat esimest korda 1973. Päris kaua aega tagasi. Ja sellel ajal ei olnud see nii tuntud, nüüd on rohkem kuidagi, maailm on harjunud sellega rohkem. Selle ajal oli ta uuend. Ja kui ma läksin järgmist korda tagasi, siis ma olin juba sisemiselt teinud üks palve Jumalale. Et kui ma see elu hakkan pühakuti jälle tegutsema, siis palun seekord mitte mind saata šaamanite juurde, ravijate juurde, kõik need poolkurude juurde. Ma olen tüsinud seda. Lihtsalt see on intuitsioon, mul on mingis põhjustes, ma ei olnud veel kohtanud kedagi. Aga palve oli, et seekord oleks vähemalt Krishna või Buddha või Jeesuse tasemel, muidu ma ei taha mängida. Ja mulle paistab teile, kes olete kõik siia tulnud, on ka, sisemiselt on ka mingisugune sarnane palve. Omamoodi, et te tahate selle tasemel õpingut, et selle tasemel teada. No ma läksin sinna, ma teadsin, Sai Baba oli uskumatu olevus, jõukas, aga ma veel ei saanud, isiklikult ei saanud asjast täiesti. Natuke oli niisugune, mitte kaarde, aga lihtsalt ma olin ettevaatlikus, oli ennast. Et ma olin Bombay'se sõga juures, kes planeeris seal omast õppida mingisugust poliitilist üleviskamist Indias. Üks hindu, keda ma ei kohtanud Ameerikas, et oli ameeriklanna abikaasa. Istus ta töötas seal Oxford University pressi juures, ma elasin tema algusast Bombay's. Just võin jõuda teenesse, pidin minema Sai Baba juurde. Aga ma tahtsin endale kindlustada, kes on minu see elu, minu õpetaja, kes on minu guru, kes on minu tööline õpetaja. Ja ma tegin nõukse Jumalaga vanda, et mina ei astu mitte selle katuselt või kesköösel, ma soovin kell 11 öösel, kui see draama on saada. Ma ei astu mitte selle katuselt enne, kui ma saan vastuse. Kas ma pean olema 1 päev, 2 päev, kuu aega, 2 aastat, 3 aastat, ma jään siia, kui ma saan vastuse. See on minu iseloom, julge tüüp selles suhtes. Ja siis ma pärast mõtlesin, mis ma olen teinud. Mis kui ma ei saa vastuse, ma ei saa ikka. Aga otsus oli tehtud ja ma teen ära. Ja siis ma istusin seal ja ma hakkasin palvetama. Või vähemalt mida ma arvasin, oli palvetama. Ja ma palusin ja muidu midagi ei võtnud. Sest ma olin tahet täis. Siis tuli väsimus. Ja väsimusega tuli self-pity. Enesehalatsus. Ja halatsus. Et toi, ma olen nii kaua, ma olen alandanud. Kõik. Siis tuli niisugune tunne kurbus. Oi, nüüd ma saagi vastuse ja hakkasin nutma kaasa. Kõik need tasemed õieti, kui inimene hakkab ära surema. Elizabeth Kubler-Ross on kirjutanud raamatu Death and Dying, surm ja suremine, kus ta väljendab kõik need tasemed on. Ma nii-öelda elasin kõik need tasemed läbi see öösel. Ja tunnid läksid edasi. Ja lõpuks, kui mul enam ei ole mingit tragöödiad ja mul ei ole mingit vahendid, mis ma võiks järgmiseks teha. Ma olin nii-öelda exhausted, mis on kurnanud. Tühi, täiesti tühi. Ja lihtsalt istusin seal. Järgmiseks, mis juhtus, on Bombay, see kaos ära. Kõik mu õngust on kaos ära. Ja kus ma leidsin ennast, oli, ma võin ainult seda väljendada algmatu, lõpmatu tühjuses, mille karakteristik on
uskumatu rahu. Mis tähendab see rahu, see on rahu, mis põhjendab kõik teisi rahu. Ja see ei ole pimedäes, see on niisugune ilgav energia, et oleks midagi, tõuseks sellest. Kusjuures mul üks Indias on üks pühak andis mulle nime Ghanshyam, mis veidi tähendab, see on selle värvi kujundus, mis on selle taseme värv. Ja see lihtsalt ma tundsin sellelt halutatud ja selles oli ainult üks, ütleme, olevuse moment oli ainult, et olevus on, mitte et mina olen. Olevus on. Et ma teadsin, et teadlikkus, et see eksisteerib, aga rohkem ei olnud mingisugust isiksust ei olnud. Ja hakkas aega mööda, hakkas sinna välja kujunema üks kuju. Ja see kuju oli, kui see kuju hakkas kujundama selle tühjuses. Selle kuju oli mingisugune peaaegu nagu mulle ideaalguru nägu. Pikad juuksed, nagu ma enne rääksin, umbes nii, et jõuluvana, aga kõhnem ja särava silmadega. Umbes nii. Mitte Paava kujuga mul oli alguses raske, ta oli täiesti vale, igas moodi vale. Ei olnud, kus oli need pikad juuksed, kus oli see kõik selle. Nüüd ma olen Paava kujust saanud palju paremini aru, miks ta on kujundanud ennast, miks see kuju on väga hea olukorras, kus ta praegu on. Aga see kuju, mis hakkas tulema selle tühjusesse, ma vaatasin ka oli, kui see kuju kujundas ennast rohkem, see nägu, siis ma nägin, et silmades oli see vaade, mis näeb ainult Jumalat. Mis ma olen teiste pühakutes mõnikord ka näinud, mis ma näen sai Paavas avada. Mis on ainult Jumala vaade. Ja ma tundsin kohe selle inimesega väga hästi. Ja järsku ma märkasin, et see inimene oligi mina iseenesest vanadusest. Viimased päevad. See moment, kui ma lihtsalt märkasin, et see on ise, no muidugi me arvestame, et me oleme nii narsistlikud, me arvestame iseenesest. Aga see on oma tõde. See moment, kui ma märkasin, kes see tõesti on, tuli nagu palju hääldajates, kõik mu ümberringi, tuhandest suunas, et järgmised sõnad. Vaatan inglise keeles ja siis sa võid tõlkida mulle eesti keeles. God, Guru, Self, all one. Jumal, Guru ja mina on kõik üks. Kõik üks. See oli mu vastus, kes on mu Guru. Siis sellega lõppes see läbi elamine. Bombay tuli jälle ümberringi, vaatan kella, nüüd on 4:30 hommikul. Vastus on antud, ma saan vastused tahtuda. Aga ma hüppasin üles oma mäetamas, et oi, ma sain vastuse, aga ma ei saanud veel vastusest õige aru, see võttis ma mitu aastat enne, kui ma õige imesin seda täiesti sisse. Ütlesin sõpradele, kuule, ma tean, kes mu Guru on, ma võin minna ja sai Paava ma üldse ei kartnud, sest ma tean, et Guru on. Ma ei kartnud midagi. Unustasin täiesti, et see Guru ja mina ja Jumal on üks. Guru on juba välja vesatud, järsku lähen mina ja Jumal. Viskasin Guru kohe ära. Jooksen sinna, et sõbrale, ma lähen lennukipäeva, ma lähen Lõuna Indiasse. Läksin lennuvälja, kohe saan pileti. Kes ei teagi uskumatu Indias on, et saada kohe pileti lennukipäeva. Sain kohe pileti, lendan Bangalorist tulen lennuväljast välja, taksi just ütleb mulle kohe, tule mu juurde, sai Paava Whitefieldis. Aitäh, lähen taksoga, hüppan taksosse, lähen kohe oi, kui tore õige aeg lähen, istun, ma mõtlesin, et ma ei huvi temaga rääkida midagi. Jooksin seda istun meeste rea lõppu sinna, sellel ajal oli nii, et naine. Istun sinna lõppu, seal Paava tuleb välja ja räägib inimestega ja mis kõik putsid ja teeb, keda ta teeb. Ja siis näeme seal rea lõppu. Hakkad naerma.
tuleb ja kõnnib terve seda pikkused, siis vastutab mulle pähe. Ja ütleb mulle nii, et ma olen väga rõõmus, et sa tulid. Peale nii mitu probleemi ei vasta. Ja siis ma jälle ehmatasin ära, kuidas ma sai ei vasta elamised. Ja siis ma jälle tõmbasin taga. Tundsin ennast jälle momendiks väiksema. Jälle unustasin, et Jumal, Guru ja mina olen üks. Ja et kui te tõesti tahate teada, et teile ka oleks see vastus on täpselt seesama. Et kes on teie õpetaja? Jumal, Guru, need, kes on teie näitajad ja teie abid. Ja need võib olla üks elu jooksul, võib olla mitu. Sest mäletad, sa Paava alati ütleb nagu, et kõik nimed on minu. Kõik usud on minu. Nüüd ma saan proovin seda kokku, sest uskuda ühtsustamisi teema. Kõik usud on minu. On ka kõik teid juba. Et see reaalsus, mida ma väljendasin enda suhtes, on ka kõik meie sama reaalsus. Lihtsalt, et me oleme, nagu meil on, ühel on rohkem üksid ja teisel vähem, üks on naine, teine on mees, üks on noorem, teine on vanem. Nii ka meie oma eluteed toovad neid erinevad läbielamised ja õpingud. Üks on budismis, on huvitatud, teine on, ma olen isiklikult õppinud peaaegu kõik usud. Ma olen käinud huviga pühakute ees, et õpetame, mis on siin õppida. Oskad Jumala öelda? Nii hästi. Ja ma lihtsalt, et ma arvan, ma lõpetan, siin on aeg lõppenud või on veel oli... Üldiselt on 5 minutit üle natuke. 5 minutit üle, siis ma lõpetan.